Tšau, ma sinuga just tahtsingi täna rääkida. Sa ju tead, et ma olen vaegkuulja ja kasutan 2 aparaati. Aga kas sa tead, et ma enamiku elust tegelikult ei ole aparaati kandnud? Ma arvasin, et ma saan hakkama. Kuigi teised juba ütlesid mulle ammu, et võta midagi ette, sa ei kuule hästi. Sa istud lihtsalt üritustel niisama, sa ei saa aru, millest räägitakse, sa ei kuule muusikat. Mina arvasin, et saan hakkama küll. Mul ei ole ju vaja aparaati. Mis siis teised arvavad, kui mul on mingi kuuldeaparaat kõrvas? Oleks keegi teinud mulle kuulmistesti ja öelnud, kui vähe ma tegelikult võrreldes sinuga kuulen. Aga õnneks on meil kuulmisbuss ja kuulmisnõustajad, kes seda juttu inimestele räägivad. Kuulmisbussil ei ole püsirahastust. Me sõidame sellega ringi enamuste annetajate toel, sinu ja minu annetuste toel, ja räägime inimestele seda juttu, mida oleks pidanud ka mulle juba ammuilma rääkima. 2. detsembril on annetustalgude päev ja siis sinu ja minu annetustele pannakse juurde Swedbanka poolt päris suur osa, võib-olla isegi 2-kordselt. Vaadake siin kaardi peal on need kohad, kuhu kuulmisbuss on juba praeguseks jõudnud. Me oleme aidanud juba üle 3500 inimese. Aastal 2026 soovime minna nendesse kohtadesse, kuhu ta ei ole veel jõudnud. Ja kui sina soovid ka, et buss sinu annetuste toel jõuaks nende inimesteni, kes ei tea veel, kui lihtne on kuulda, kui lihtne on tegelikult maailmast osa saada, nagu minul see nii juhtus, siis ole hea, 2. detsembril tee üks väike heategu.